põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist, jalgpallistuudio taas koos, Kaljurand mina, minu vastas Ooper, minu vastas Kalvet ja tänane saate teema on hooaja ennustused. Ja kuidas teil vahepeal läinud on, seda osa me siia ette ei tee, sest ma arvan, inimesi liialt ei huvita, vaid nad tahavad teada, millised on jalgpallijutud. Nõmme United debutant, ennustame siis igale meeskonnale lõppkohta. Eelmine aasta siis saime teada seda, et Andres Ooper lähtus talvistes sõprusmännudest, mis paberil tundus hästi rumal, aga ta pani kõik asjad täppi. Sealhulgas oli Eestis üks vähesed inimesi, kes ütles, et Flora tuleb meistriks, sest et mulle meeldis see peale hooaega, kõik ütles, et seda oli ju ette teada. Ma ei näinud siis Ooperis sulust ennustas kellelgi, vaata, et kõik olid hästi targad. Nõmme United väravi eest võitlevad Pürg Ladus, kaitsjatest legionäridest Chanda Morishige ja Eesti meestest Palts Läänelaid, Alteberg näiteks. Äärtele on võtta Rorend Järvelaid, siis on näiteks Merilai, natuke noormees, siis väga noore mehed nagu Truvert Marmei, väga suured talendid, keskväljale ülikogenud Belarashvili, meil on Froll ehk Frolov, siis meil on natuke siis maailma neid meestest Nikita Vassiljev, Hollandist tuleb Koen Ostenraigas, nagu mina ütlen, Ostenbrink, vabandust, ja ründesuunal 2 legionäri Ovusu Chisala ja rünnakul Õunapuu ja Mätas Eesti meestest ja mis võiks anda Nõmme Unitedile tegelikult hooajaks lootust, siis Andres Ooper Viimsiga oli mäng. Las see seis jääb, seis on nii kole, et seda võib-olla ei tahagi siin välja öelda, aga alustame siis sellest, räägi legionäärid ära, et sina neid nüüd näinud lähedalt. Chisala, Ovusu ründesuunal, kas hakkavad Eesti meistriks lammutama, tulid eelmine aasta suvel äkki, esiliigas olid väga head, selline punkt per mäng või sööt või värav per mäng, pikendati lepingut noored mehed, kas hakkavad lammutama? Ja see on hea küsimus selles mõttes, et esiliigas olid nad väga head täiendused, et liikuvad, lõi väravaid ja aga me suutsime selle Chisala päris kinni panna, et ta tuli küll, küsis vastu ja liikus palju, aga kui me panime mehe teda võtma, siis ta nüüd meeletult midagi ei näidanud, ütleme nii. See pikk jaapanlane kaitses, ma ei tea, kas on päris meistri. Kas ta on see liider, vaata, Palts Läänel, need vennad on sellised. Ütleme niimoodi, et eelmine aasta see must poiss seal keskel, ma ei saa praegu öelda, number 55, et oli üpris kindel seal taga ja ülesehituses väga osav, siis ma sellelt jaapanlaselt sellist kindlust ei näinud, aga võib-olla alles kohaneb. Keskvälja vend ka, ütleme, ootaks enamat, et ma julgen arvata, karta, et meistriliiga on võib-olla isegi päris raske neile. Aga jah, eks seda kõike näitab aeg. Et meie vastu ka, standardid olid nende tugevus ja selline, jah, nad olid nagu ühtne. Kõik tegid tööd edasi-tagasi, et selles mõttes see võib-olla on nende edu, et nad ei ole väga palju muutnud ju selle hooaja vältel, ei ole nüüd meeletult ära läinud või nagu juurde võtnud neid mängijaid. Kalvet, kas sina oled oodanud, et nad muudavad meeskonda rohkem, et siin teed paar, tegelikult selliseid uusi nimesid, eks ole, tegelikult ongi olematult, et selles mõttes, et ongi see Morisside ja Järvelaid on täitsa uued, eks ole, et tuldi selle esiliiga satsiga, kas see on õige strateegia? Tere ka kõigepealt, et jah, täpselt milleks. Pigem ma eeldasin, et natukene rohkem muudetakse, arvestades seda, et eelmise hooajal toodi 2 kogenud meest ja kindlasti näha suure hurraaga kõrgligast tagasi, aga pigem tundub, et jah, et see meeskond, mis eelmine aasta oli, et sellega tahetakse nüüd ikkagi edasi minna. Et jah, ma arvan, see suurim küsimärk võib-olla ongi just see, nagu see noorus nende puhul, et kas sealt taga on seda kogemust piisavalt, just kaitses ja ka väravasuul, et võib-olla jah, kui kogenud väravvaht seltskonda, ma arvan, annaks kindlasti omajagu juurde, jah. Anda rääkides, eks kuidagi Andres Ooper, kes sina näed, vaatad ka seda Unitedit, lõi, ütleme siis ära, et Viimsile löödi 5 on. et kas see, see mõttes, et Viimsile löödi 5, et tegelikult kui me vaatame seda ründesuunda, Õunapuu, Mätas, Chisala, Ovusu, Belarashvili, ma ei oska see siiamaani öelda. Et kõik see osa Saka, lihtne. Kõik teavad, kellest räägid. Kõik see osa, see on ju selline, et ma ütleks, et
mis meeskonna võtavad, või Nõmme Talju ütleks, et meil oleks sellised mehed seal eesotsast, vaata, seda ei ole kõige hullem, et ei ole veel kullasats, seda ei ole selline, et shit on, et tegelikult on kõike midagi teinud, näidanud. Jah, selles mõttes, et tahaks tõesti ise ka näha õunapuud, et mis sa meistriliigas teed, et palun püsi terve on üks asi, on ju, väravaid tas on. Saka küsimus, et kas ta on siis 10+10 või on ta 5+5, on ju, et kui palju ta sõudab esiliigas, oli ta tõesti kuningas, et kas meistriliigas, kas on sama minek veel sees, et ma arvan, et tas on kvaliteeti, kas see on päris sinna tippude lähedale enam, on ju, see on küsimus. Aga kui sa juba oled see, et sa suudad meeskonna tuua sealt 7.–8. oleks väga okei oma väravatega, ma mõtlen just kui on 10-10. Ja suurim, mina ütlen suurim mure, et sulle on wingbackid, et Järvelai Tammekas Kef, Merilai esiliigas okei, ta sveab välja meistriliiga tasemel tahtlane, sealt edasi on Marmei 17 äkki, siis meil on edasi Truuväärt on mänginud 17 ja võib-olla siis peab nagu Froll appima, kui Froll appib, siis jälle tekib see küsimus, et kes seal keskväljal, et sulle keskvälja võib-olla olulisem, et see kogu wingbackide seltskond on väga keeruline. Frolov oli konkreetne liider seal, et selles mõttes ilma temata keskvälja seal jah, et läheb neil kindlasti kohe raskeks, et jah, need võtmemängijad on neil olemas, aga jah, see ongi nüüd küsimus, et kas sa saad samade mängijatega, kellega sa võitsid esiliiga ära nüüd minna ja tõusta vähemalt miinimum 8. meistriliigas, et see on jah, on küsimus ja ma ei näe, et need täiendused oleksid nüüd nii head. Aga okei, Kalvet, enne kui sa ütle mulle, kes on Nõmme Unitedi selle võtmemängija, siis ennusta kohta. No ma arvan, et ikka võib-olla see Saka on, et kui tema ikkagi saab ennast käima, see, ma arvan, tagumise poole satsidega mängides, kui tema suudab seal olla see mängu muutja ja neid mänge seal Unitedi kasuks kallutada, see võib olla nendeks väga suur väärtus, et tegelikult ju ka see juba need Levadia ja Transiaid ju näitas, et tegelikult on nii-öelda tippude vastu tihtipeale jäi nagu hätta, aga samas, kui ta jätkuvalt suudaks seal tabeli lõpupooles olla see domineeriv mängija, siis ütleme nii, et mina ennustangi neid praegu 8. siin hooaja alguses ja see muidugi eeldabki seda, et tema suudab nendes seal, ma ei tea, mängudes Kuressaare, mängudes Harju, Tammekaga olla see mees, kes need asjad ära otsustab. Ja see võrdlus on siis, et kui ta mängis Transis 2 hooaega tagasi, siis oli 7+12, eelmine aasta esiliigas 17+26, no täitsa haige saldo. Ja nüüd ta on 35 juba. Mine sa tea, Andres Ooper, mis sinule lõppkoht on? Mina ütlen vahel, et mina usun Nõmme Unitedi sügavusse. Ma usun, et seal on üle 20 võrdse mehe igale positsioonile, välja arvatud wingbackid on tegelikult sügavust metsikult, seal peab, kui sul on mõttekoht, kas panna ründesse, kelle sa välja jätad sellisest seltskonnast, nagu seal on, siis see on nagu hea mõttekoht. Mina pigem usun, aga suure terge, mul on ta 8 igatahes, et ei ole hot take, aga ma pigem arvan, et nad jäävad püsima. Jah, sa oled see 1-5 on taga, Andres Ooper on nii vaata. See on nii valus, et ma olen näinud veel Kuret ja Tammekad lähemalt ja ütleme võib-olla Harjust võib-olla natuke vähem, aga et ei taha kellelegi liiga teha, aga ma kardan, et neil läheb raskeks. Et see on siis koht 10, väga hea. Vana ja sats, ma teen nüüd selle kiire rändi ka ära, et selleks öeldud teha, et vaadata, millised on meeskondade koosseisud, siis loomulikult esimene asi vaatasin Jalgpalliliidu kodulehele, seal loomulikult ei ole koosseis üleval, sest need tuleb panna mängupäeval, et see fantasy esimene noori saaks toimuda, see on ju reegel. Vaatasin kodulehte, siis Kuressaarel Pajunurm alustab või on ikka Pevtsov, see põlgkatki oli see ründaja, kõik, see mõttes, et sul põhimõtteliselt on see koosseis on oktoobri seisuga, vahet pole 10 päeva minna, aga see ei ole ainult Kuressaare mure, et see 10 satsist 5 oli koosseis update'id kodulehel ja ma lihtsalt küsin, et millega me tegeleme, et selles mõttes ja 5 oli siis ka venekeelne ehk Narva Trans, et tubli ja oli ka, et ma eesti keeles sain 10 tiimist 4 koosseisu teada 10 päeva enne hooajalust. 10 päeva, mis asi see on ja siis me tahame, et ma ütlen uuesti, et kõik need klubid, ma ei taha isegi kuulda seda, et inimesed on lollid, ei tule ja meil on 150 inimest ja inimesed peaksid tulema, rohkem inimesi peaks käima, kui teil on täitsa savi. Eelkõige nahutanud Raljut, kes on suur klubi, kes ei tohiks sellist asja teha.
ja kiidan Tammekat, kes Tarvaotsa klubiga väga tubli olnud ja Nõmme United ka. Kuressaare, mis siis juhtunud on vahepeal Kuressaare pool, olgem ausad, Kuressaare on selline, ta ei ole isegi minu meelest sotsmeediasse ei ole ka algkoosseisu pannud ja kui me üldse päriselt tahaks teada, mis see Kuressaare koosseis on, siis on ainult asi, kus seda teada saab, on vist Soccernet. Ja seal on väga ilusad lood, ma pean ütlema, seal on väga, kuidas me treenime +10-ga ja kõik on professionaalid, et selles mõttes seda on hea lugeda ja kuulata. On ju. Aga kas seda uskuda saab, see on teine. Ei, no hooajalgus peabki olema optimistlik. Päravas, Karl Roomet Nõmm, supervend, kaitses tõenäoliselt paremalt 4. liin on Saar, Pili, Luka, Brunn, võib-olla siin Vahermägi, Kobin, võib-olla ka natuke konkureerivad alumised poolkaitsed Andreas Sinilaid. Andreas siis on Florast, tuleb tõenäoliselt, Brunn tõenäoliselt Florast, aga ametlikult ju ei tea. Ründesuunal tipuründes oma poiss Kivi, nende Taaro Demidov, endine Viimsikas, tegelikult endine Kalevlane Talu, Jürisoo kõva lükke ja rünnakule on veel võtta ründe poolele Reivassepp, sulgudes tõenäoliselt Florast Visse ja poolkaitsesse siis Markus Johannes Leiva tegi. See on nimi, see on nimi. See on mõnes mõttes ka võtmemängija, et olge kõik valmis, tagapost tuleb Audis kinni võtta igal juhul. Nii, Madis Kalvet, Kuressaare suurim murekoht on mis? No ikka lühike pink, see on juba tehti aastast aastasse. Ja teine asi selle lühikese pingi kõrval on see, et tegelikult ju sama kui see Soccerneti hooaja eelvaade ettevõtte, siis tegelikult ikkagi reaalselt ju suurem osa koosseisu läks ju talvel laiali ja väga suur osast tuleb uus koosseis kokku. Et kui kiiresti nad omavahel see asja nagu klappima saavad, hea küll seal mingi 5 meest on koos Floras mänginud ja neil see teine tundmine on nagu olemas, aga siiski suures plaanis uus keskkond, uus treener, uus nagu kodustaadion, et kuidas nad selle asja koolsuse nagu käima saavad, pluss ikkagi ma ei alahindaks seda, et Märten Pajunurm enam ei ole, et ta ikkagi oli sellest, ma ei tea, ta oli ikkagi väga suur osa sellest võistkonnast, jah. Andres Ooper, ma loen sulle ette nime, et Kivi, Demidov, Talu, Jürisoo, kes neist, kui sa peaks ütleme 100 000 vahele panema, kes neist lööb üle 8 värava? Kivi. Ikka, ja ei, ma usun päriselt, ta on siin ju näitanud minekud ka ja näitas ka meie vastu üleminekumängudel jälle oma kogemus ka olemas, et teelt on tegu väga, väga huvitava ründajaga ja et on saanud vähemalt mingit enesekindlust vastu, et jah, see pink võib olla lühike, aga Kuressaarel ei ole nii-öelda liiga palju neid mänge üleliia, et karikad ja Euroopad ja asjad ja ma arvan, et selle pingiga võib rahulikult hakkama saada, peaasi, et kõik terved püsiks. Kui nad saavad kõik need Flora täiendused, siis tegelikult on tegu sellise perspektiivika ja noorega. Aga nagu siin käis ka läbi posti enda sõnadega, et neil ei ole neid varumehi, kellega saaks mängida, et ongi, et kui midagi Flora annab ainult 5 mängijat. Aga seal oligi vist, kas mitte Nõmm ei ole lasknud ainult 1 värava ja siis ongi, et nagu see põhikoosseis on välja vahetatud, siis on neil see puur täis löödud, et tegelikult see põhikoosseis on väga okei. Aga selle peal loota, et terve põhikoosseis kõik need 10 kuud terved püsivad. Aga ma mäletan näiteks Aalborgi minnes mulle öeldi ka, et tegelikult Aalborg tuli meistriks samamoodi 12-13 mängijaga, et sul on see põhikoosseis paigas ja seal pisi 1, 2, 3 mängijad tulevad, sellega peaks Kuressaare hakkama saama, et ma nagu siin ei näe väga suurt probleemi, aga loomulikult eks mängud näitavad. Kui nagu kõige suurem tugevus on nii Nõmm, eks ole, Nõmm on super ära, aga see varjatult see Sinilaid kogemused ja see Andreas ju alles pani Leva vastu 2 väravat, selles mõttes, et selles mõttes ta oli minust ka, see on väga, väga hea täiendus neile. Mina oleks eeldanud, et ta on jah, et mees, kellelt eeldasime, et ta võib-olla on Flora sellise rotatsiooniks, pingi rotatsiooniks, selle asemel ta on nüüd Kuressaare seal, et kui otsida sellist varjatud võtmemängijat, siis võib-olla see Andreas ongi, et see keskväli päris okei see välja. Aga suurim mure
lisaks pingile ma ütleks ka, et mina ikkagi jääks sinna, et ühte kindlat väravalööjat ei ole, ma ütleks siis niipidi, et Kivi, Ooper usub. Mina usun, tal on kiirust ja tal on Saare ooper, vaata. eks näis ja mis see hooaeg toob, aga ma usun, et tal on need väravad olemas, nagu sa ütlesid, vähemalt 10 pluss võiks olla, et ega kui sa seda 10 plussi ei löö, siis on muidugi selle nii-öelda püsima jäämisega keeruline, et sul on vaja ühte väravalööjat või nii, kes Kalvet, siis ette mängib. Koht, meil on 10 või? 9. Oi, mul on 9 ja Ooper. Ma panen 8. Opa, oi. Siin on veidi ootamatu isegi, et Kuressaare eelmine aasta siis, mis ta siis sai 28 punkti oli neil eelmine aasta. Ja teeme siis Tartu Tammeka. Alustame siit. Eelmine aasta Tartu Tammeka 30 punkti, 8 koht. Hooajad üsna sarnane. Haaland väravas kaptenina. Keskkaitses Oliver Kandaslahti Soomest, aga ma ikkagi ütleks ka Soome teises, kolmandas liigast peamiselt Kallas 22, Vaino 18, Anderson 32 ehk üsna noor sats äärekaitsesse Mairo Miil, legend, siis on Vister, Õmpuu, Sepp, kõik 20-21 keskväljale toodi, kuulus Lisboa Brasiiliast ja siis Mohamed Hüdara Guineast oma meestest on jätkuvalt Rivis Land, Itaalia suuremattara tartlane Uceri, Epton jäeti punaste kaartide masin. Ja, ja siis minu selline suur lootus, et Pedmansoni läbimurret ootame rünnakul Koskor, tipus tema vahetusmees Ignatius, noor Nigeeria poiss, kes väga muljet ei jätnud ja Veelmaa jätkuvalt ja siis uustes meestes Maarin. Midagi on, midagi ei ole. Madis Kalvet, ei teema optimistlikuna. Andres Ooper, mis sulle Tartu satsi puhul kõige rohkem meeldib? Peatreeneriks on siis sel aastal Karel Voolaid. No ütleme et peatreeneriks toodi väga palju kogemusi ja ütleme, Koskor on siin näitanud, et ikka leiab värava üles, kui juures käisin vaatamas Levadia mängu näiteks, et jah, lõi sellisest kohast ära, kus tegelikult oleks ootanud teilt Valneri tõrjet, aga see selleks, et täpselt nagu sa ütlesid, on ja ei ole ka, et võib-olla selline ebastabiilsus paistis silma, kui nad kaotasid selle 3-0 Nõmmele, siis oligi, et teelt oli neil võimalusi meeletult, aga lihtsalt ei löönud ära, et see näitab võib-olla natuke sellist mentaalset tugevust ka, et kui sulle ise lüüaks ära, et sa ei suuda sellest välja tulla. Kalev oli sellega, Kalev võitis neid, et võib-olla selline ebastabiilsus on praegu veel, et võib-olla sellise suure mingi liidri puudumine võib-olla väljakul, et ma ei ole väga kindel nende, mina paneksin, ma võin juba ette öelda, mina paneks nad 9. praegu hetkeseisuga, et ma arvan, et neil tuleb raske hooaeg. Nii, Madis Kalvet, me vist ootasime uued juhid, uus ajastu Tartus mingil määral, uued sponsorid tulevad, seal on näidatud. Suldes peab ütlema, et Tammet on üks meeskond, kes tõenäoliselt toob endal lisa veel. Sinna, mis ma arvan, 1-2 legionäri on ikkagi justkui puudu. See võib kõik muuta. Ei, sa pead seda sisse arvestama. Ma arvestan, et ei tooda. Tunnetama turgu, et tõenäoliselt midagi tuleb juurde ka, aga ütleme nii, eelmine aasta Tammetal oli 30 punkti, nad ei napet Kuressaare ette. Nagu eeldanud selle pealt, et võib-olla natukene mingit asju tuleb juurde, et arvestades ma olen hästi negatiivselt meelest, et ma ütlen kohe ära Tammet osas, et neil läks see Danimovo ära, kes oli tegelikult, ei olnud nagu minu meelest väga hea mängija, ta statsi tegi, Bashiri pole asendatud, et nagu mingi murekohad on. Tahaks just sama öelda, et kuidagi ootus ja eeldus nende osas oli nagu suurem, et kui ka Voolaid tuli peatreeneriks, ma eeldas, et kuidagi et selle pealt hakatakse seda meeskonda võib-olla ka natukene rohkem veel ehitama, et ma arvan, suurim mure võib-olla ongi just et see nii-öelda mängijate osas ei ole see koosseis väga uuenenud, see on väga paljuski on ta juba ju aastast aastasse sama võistkond, sama koosseis ja seal ei ole olnud näha sellist mingit hüpet nüüd järsku, et nüüd mingi aasta nagu parem, pigem on kuidagi loksutud seal sarnases rütmis, sarnase koha peal. Ma eeldan, et see võistkonna soov võib-olla ongi nüüd, et Voolaid kogenud treener suudab selle meeskonna kuidagi lahti raputada sellest, ma ei tea, mingist tardumusest, kus nad on nagu olnud, et
et kui ta seda suudab, siis on muidugi väga hästi, kui ei suuda, siis ilmselt võib-olla tekibki see küsimus, et äkki oleks pidanud see meeskonda nagu rohkem seda kuidagi särtsu uute mängijatega juurde andma, sest nagu ütlesid ka, et ongi uued juhid, uued sponsorid, kõik on nagu selles mõttes nagu kuidagi laiendatakse, aga samas võib-olla ongi äkki see mõte neil ka, et nad ei taha võib-olla korraga kohe prauhti, et ainult ongi, meil tuli raha lauda, lükkame kohe uuesti minema, et võib-olla ongi seal niisuguse pikem ja konkreetsem plaan, et tahaks loota, et on muidugi, et aga jaa. Võib-olla neil on väga pikk plaan. Võib-olla väga pikk plaan, täpselt, jah. Aga ütleme, mul tundub, et natuke rohkem usku, et mul on praegu 7. ta pandud Tammeka. Okei, minul väga lihtne, mul ei ole väga suurt usku sellesse, et Roskor hakkab see hooaeg laamendama. Mul ei ole väga suurt usku sellesse, et Maarin, see võib-olla ma eksin, et Maarinisse mul ei ole, see keskel ei tekita minust mitte mingit kindlust, äärikaitsjad, need ei tekita minust kindlust, ehk mina arvan, et Tammet jääb viimaseks. Ma võin sellega täiesti puusse panna, minust Tammeka ladi on olla 5, kui see asi kõik minema hakkab, et Bedmansonid Veelmaad, Maarin hakkab lammutama, Roskor paneb 15-20 väravat, siis jah, aga mina ütlen, et on aeg esiliigas ikkagi Tartu derbiks, et siin pole midagi teha, aga võib-olla mu tõhutunne läheb täitsa mööda, et selles mõttes, et näis, aga keegi peab ka viimaseks jääma. Ja ma juba tahetsin seda. Harju Jott ja Laadri väravas eelmine aasta siis 36 punkti ja 7. koht. Väravas pole enam Baturitsit ja siis on väravas on sellised mehed nagu Vainula ja Meesit hakkavad võitlema 2 ülinoort meest, nendest Vainula on see mõõdukalt noor. Keskkaitsesse toodi juurde Liit, juba varem oli olemas Laur, Kaevats, Kamara ja Kajari lõpetas eelmine hooaeg. Äärekaitsesse toodi Hugo Palutaja, kes hakkab siis võitlema tõenäoliselt Andres Järvega võib-olla seal minutite eest. Vasakule toodi Stevin Kerge, kes siin on läbi käinud vist HJK-süsteemist. Igas mingi noore Soome sealt tuli Floras, aga Floras ei ole, saab uue võimaluse nüüd. Eelmine aasta käis veel Soome kuskil madalamates liigades mängimas. Keskväli võib-olla natuke murelikum koht, seal on noored, aga mitte väga nimetatud mehed, et on Tartau, Rõõmussaar, Reima, Antonov, toodi sealt Sander Soo, toodi siis sealt Paidest ja USA, Indi, vahet pole kuidas me nimetame, on siis legionäridest ja rünnak, hakkame siit minema, kus me hakkame, Arel Eerme, meil on Ramol Sillamaa, meil on Kristjan Riis, meil on see, ta ei ole kui ründaja, kuskil äärel või ükskõik kus, Danil Rudenko, minu üks lemmik ja toodi ka Kanadast Abdul Binate sinna konkurentsi looma. Taaskord peab möönma, et liialt palju muudatusi ei olnud, olulisi lahkujaid pigem ei olnud, olulisi tulijaid pigem oli vähe. Madis Kalvet, mis sulle Harju Jotka, Andres Hopper, mis sulle Harju Jotka puhul meeldib sel hooajal? Nad on nüüd selle aasta tegid ära meistriliigas, mis kuidas öelda, nagu kogemust on selle aasta võrra nüüd rohkem, et mis annab neile võib-olla mõne meeskonna ees väikse eelise ja see ründepool on päris terav neile, et ja väravaid on nad suutnud lüüa sinna sõpruskohtumistes küll, et liiga palju ma neist ei tea, nad on hoidnud ka pigem sellist salajast fooni ja mitte eestlastega mänginud ja vist lätlastega ja täpselt, et see on muidu sa mängid seal, ma ei tea, Pärnuga 6 korda hooajal, et siis sa pigem hooajal ja väga vähe infot vaata nii-öelda, sa pead ikkagi koha peale minema ja vaatama, et ma arvan, et nad on selles mõttes nagu kogemuse võrra nüüd paremas seisus igal juhul, et ma nagu natuke usun neisse rohkem kui nendesse teistesse 3, kellest me juba oleme nagu üle käinud siin, et Alvet, mis on sinu mees suurim mure? Ma ühe võin visata ise, aga sa võid muud asjad öelda, et see, et väravahid, et Vainula Meesit, see on päris paljud meeskonnad lähevad hooajale vastu ülinoorte värahtidele. Transis on seal 20-aastased, on ju. Nõmme Unitedis on 20-aastased, siin on Vainula paberil juba esiväraht on 18 ainult,
see on mees, kellest mina natuke usun, aga siis kindlust nagu, et Baturins muidugi ei olnud kindlust, et see mõttes, et see on lemmikmängija, jah? Jah, ei ma kuskil oli see... No kumba sa eelistaks, on ju? Ütle ausalt. Ma eelistan Eesti meeste seda, et see mõttes, et ma eile oli ka, ma lihtsalt Juventuski mängis, siis kuskil sotsmeedias käis läbi, et Juventus võiks selle värahi ründesse lükata, mis pingil oli, et alati, tema pealt alati teeb väravõid, vaata. Et sellest Baturins on ikka lõpus ikkagi, ta on ikka väravmasin, vaata, sealt alati tuleb, vaata. Aga mis on peale selle värahtide sinu jaoks mure? No ütleme, see on niisugune nii-öelda oletuslik mure, mis ma siis nii-öelda nendega koha pealt välja mõtlesin, et kuna Andres ka viitas, et tegelikult väga palju ju ei ole teada nendest, mis nad nagu teinud ja kuidas nagu seal see asi nagu on. Et pigem nagu seal võib olla mõnikord, ütleme, eelmise hooaja võib lugeda nende puhul korda läinuks. Ja mõnikord sellise hooaja puhul tekib selline teatav rahulolu. Ja kui seal peaks olema see, et see rahulolu on nagu tekkinud, siis selle pealt võib väga kergesti tulla ikkagi siuke ebaõnnestumine. Et see on nii-öelda siuke oletuslik probleem, mille ma siinkohal nüüd õhku viskan. Ma viskan ühe oletusliku enda teooria, et Andres Ooper, Eerme, Sillamaa, Riis ja ma paneme juurde Rudenkora. Minu meelest see on fantastiline ründelin väikese satsi kohta. Minu meelest on fantastiline, ma ütlen, mulle meeldib Liit. Mulle meeldib Liit Kaljus, seepärast see pole tema fänn. Liit Harjus minust geniaalne sinna juurde. Ma olen alati palutaja fänn, ma kerge olekski ära tõmmanud, oleks nad toonud selle Jüri Sõra, siis nad oleks minu jaoks üsna ideaalse sellise väikeklubi Atna. Ma ütlen kohe ära ja Eerme tõenäoliselt liiga üks parimad ründajad ei olla. Seal on veel lisaks element on seal ja et seal on sellist noorust, uljust, kiirust. Sina Talvet ennustad neid? No mina ennustan neid 10. sest et ma panin ja mõtlesin, kellega keegi vaja panna 10. siis ma mõtlesin selle oletusliku probleemi pealt. Aga ma ütlen, mina ennustan, see on kõige suuremad äärid, mina ennustan 5. Ilma naljata, mulle meeldib, ma lähen selle pealt, et ma lähen seekord kõhutunde pealt, mulle ei meeldi üldse, mis Tammet on teinud, ma panen viimaseks ja mulle meeldib kõik, mis on Laadri teinud ja mulle meeldib see ründelin, see läheb minu põhimõtete vastu, minu kõige olulisem asi meeskondades on poolkaitse, minu see Laadri poolkaitse on kõige suurem mure, sealt võib hakata tuppa tulema, aga mina usun noorde Harjusse, mina usun, et Eerme Triisid asjad tuled, let's go, Harju 5 koht. See on minu teine hot take, Tammet viimane Harju 5, let's go. No mul oligi samamoodi, et Ammeka, Kure ja Nõmme olid need, kes olid seal taumine kolmik ja siis on see Narva, Pärnu, Harju, et kes oleks nagu järgmine. Ja nüüd ongi, et kas sa suudad Narvast või Pärnust eespool olla. Seal oli vahe, oli 15 punkti, see on päris palju tagasi. Just seda ma mõtlen, et kas sa suudad, et no kui nüüd ma rutan natuke ette, kus mul Pärnu või Narva on, et siis ma nagu jah, kui nad suudaksid ühest nendest mööda saada, me ei tea, kuidas see näiteks Narval hakkab minema, siis ma panen nad Narvast ettepoolena. Ma panen nad 6. Oi 6, jah. Oi jumal, siin on ju... Ma nagu eeldan, et oleneb, kuidas nad muidugi mängima hakkavad, aga jah, et neil seda kiirust ettepoole on, et mis see mänguplaan on, et oodata oma poolel ja siis jah, teha kontratesse või lausa suruda oma mäng peale, eks me näeme seda. Oi, me oleme nii suured Harju usku seast. Kas nad oma koduväljakust, et neil seal Harjus on päris mõnus selline toetajaskond ka, et kas see oma väljaku eelis saab seal, et kodumängud ja on pluss, et sulle neil läks, mis neil hooajad, kus neil Pekki läks, tegelikult nad mängisid umbes 3 ruudu võõrsil ka, siis neil oli see kaotuste seeri sisse. Ja siis koju läksid oli neil, et seal Harjus on tekkinud selline mõnus feeling ja vibe, et see võib... Jalgpallistuudio usub Harjus. Kui praegu minu asemel Kalev Kruus siin, see oleks medali juttu, ma arvan, teema siin. Ei, ma jah, nagu panen nad praegu, jah, 6. Pärnu Vaprus oli eelmine aasta 49 punkti, 5. kohast 2 punkti puudu. Pärnu Vaprus, suurim asi, mis juhtus, oli loomulikult Palbergi enam ei ole. Kes neil on? Miljon. Neil on miljon laual, nagu sa rääkisid enne mingitest rahajagamistest juba siin. Väravas veel üks noor äge talent Ott Nõmm. Keskkaitsetest on võtta Villota, Seppi, Klipp, mööndustega, ärme lähe, Keskküla on liiga noor ja seda ärme too veel välja. Äärekaitsesse Siim Aer, Joonas Sild, Kevin Aaloja on ta võib-olla rohkem keskkaitse tänasel päeval, kui on mängitakse 3 liinid, poolkaitses Välja, Pajo, Villota, kui ta diskgolfi kõrvalt on aega tulla ja rünnakul Lepik toodi ja toodi Viidas, võib-olla selline
kellel silma peal hoida on Mattias Limberg 19, et eelmine aasta jäi Palbergi varju, põhjus Palbergi olnud, võib-olla me räägiks Keit Limbergist natuke rohkem ja siis on sellised vanarvooli mehed nagu Rapper, Vallit ja Rauber. No Limberg ütleks kohe, et ta on pigem ääre peal, vaata. Ja, ei see mõttes et ma lihtsalt mõtlen, et ründe suunal, mitte ründe head, vaid ründe suunal, et ääred ja asjad. Miks ta jäi Palbergi varju, lihtsalt see. ja lahtujad siis, eks ole, Veensalu ja Palberg, et muud ei olnud, et no üsna vähe muudatus, et laias laastus on Palbergi asemel toodi Palberg Veensalu asendati Lepiku Viidasega. Mis on treener, abitreener. Ja abitreener tuli. Andres Ooper, mis on Vaprusel hästi, mis tekitab sinu optimisti, et sa paned nad 5. sel hooajal, nagu ma aru saan? Võib-olla peatreener Prins, et ka on saanud nagu sellise nagu satsi paika, vaata. Sama, mis ma natuke Harju kohta ütlesin ja et selline siit on hea nagu teha nüüd see samm veel edasi, kuigi ma ei näe, nad ei ohusta ikkagi seda esinelikut, ma ei näe, et nad ohustaks. Oleme ausalt, et on esinelik ja see käärid tunduvad jõhkrad olevat. Natuke tundub, aga no tahaks, et nad hakkaksid vähemalt vastu neile jälle võib-olla, noh, ma ei tea, eks see näitab, aga Lepiku näol nagu on ründajad, et neil on nagu kõik need positsioonid ja seal on ka mõned varud ka juurde, kes võiksid suruda seda nii-öelda esimest üht-teist pingutama, et satsi on, potentsiaali on minu silmis 5. koht. Kallet. No, ma arvan, suurim probleem on ikkagi see, et nende Palbergi väravate asendamine, sest eelmine aasta, kui see nii-öelda hea periood oli, siis ikkagi see periood algas sellega, et Palberg hakkas lööma ja siis ta lõi ja siis need lisaks väravate tulid ka võidud. Et probleem ongi see, et Lepik on näidanud, kui ta on terve, hea soos, ta võib Eesti liigas lüüa, aga samas nii-öelda see terve ja hea soos jääb ikkagi mõne aasta tagusesse aega juba. Et noh. Ja see on üks nagu õunapuugagi, et palun püsi terve. Täpselt jah, et see, et ikkagi ma arvan, kui nad suudavad need väravad asendada, kas siis meeskondlikult, kas keegi personaalselt, siis see võib olla hästi, aga ikkagi esmalt on vaja leida see lahendus, ütleme niimoodi jah. Neid mängijaid teelt on, et seal Pajo, kui tema toidab neid ründajaid, see sama Limberg, kui ta äärast läbi läheb, toidab, et teelt neid ka neid väravale eeltöö tegijaid seal on, et nüüd on jah, kas Lepik suudab olla terve, sest Lepikul teelt on need värav, ta on tegelikult väravalööja ja seal on veel jah, Kauber ja kes seal võivad veel tulla, et tegelikult satsi on küll, aga seal on jah, kui kõik asjad nagu, see mis kui me hakkame mõtlema, et kas või Sepik või Lipp Raitses, sellised alles oli Flora mehed ja et seal nagu jah, Pajo ja välja, kui kõik asjad jootsavad kokku, siis ma ütleks, et võib-olla paberil kõige tõenäolisem ütleme, kui peaks ütlema, kes üllatab 4. kohada, eelmine aasta mina ususin Transi, siis see aasta ma usun, et Vaprus on kõige tõenäolisem 4. koha ohustaja, ennustan neid 7. Ma ei tea, käsi kullas, perse mullas. Mina lihtsalt lähtun sellest, et võib-olla mina usun sellest, et meeskonda peab natuke rohkem muutma, et siin kuskil Eesti keskmikus lasta, et sul kõik sats on sama ja need suur osa sellest satsist ei ole noored, selles mõttes, et kui sul on vaata need 19-20 aastased, nüüd 21 lähme paneme, vaata jah, need veel unistavad välismaast asjast. Ja see oleks see, et Palberg läks eest ära, kuulge, et näed, mul on võimalus, et ainult löön väravaid ja ma saan selle võimaluse kuskile. Aga siin on hästi palju mehi, kes on välismaast enam ei unista, Sepik, Lipp, eks ole, nad ei lähe ju, Aalo ja Sild, kogu see sats on selline, kes nagu välismaast enam ei unista ja ma tahtlustan, et see võib olla selline seisva vee asi, et ma ütlen, et ma ei imestaks, kui nad on 4. taga. Ma arvan, ma olen skeptilisem Vapruse osas sel hooajal kui keskmine jalgpallisõber või 90% jalgpallisõbradest. No minul on ta praegu 6. ennustatud. Jah, seda ma ühe koha võrra parem. Ja sama nagu eelmine aasta. Sama nagu eelmine aasta, ta mul siin jah, see nii osa ennustust nagu kattub selle eelmise aastaga päris palju. No see on sinu ainus asja, et Lauri Nuuma on saamatu. Laadri peatreener, vaata, see on ainus sinu sõnum, mida sa tahad välja öelda. Aga ma arvan, et see Vaprus, ma ütlen, et ta 5-6 on kõige loogilisem. Mul on lihtsalt oma skepsis, oma loll teooria, mis tõenäoliselt läheb pekki. Meeskond, kes eelmine aasta, Kaljuranna garantii top 4 ei tuld, oli 5, 51 punkti. Petlik 51, et vahe 3. kohada või 4. oli 20 punktida, see laiast asumata viimased 6 mängu kaotasid või lihtsalt sügis tuli peale, siis tuju läks kõigile ära ja enam viitsinud. Väravahtide osakonnas muutus nii palju, et
võitlevad seal koha eest Pareiko, Zaharov, Rebrik. See on siis Pareiko on seal see kõige kodenum, selline vanameister, 20-aastane juba. Keskkaitses samad mehed, Erik Santos, Kampanja, Burjanatse ja siis oma poistest noorematest, ma ei tea, Ronševits või valigi ise, Deniss Sibul, geniaalne nimi taaskord, Rondratsev. Sellised äärtele Filatov, Skinjov, ühele poole vasakul paremal näiteks Ivanjušin. Ma eeldan, et ma ei oska öelda, kes sinna veel on. Keskväljal on kodemus, toovad Šlein ja Iirje. Noortest on siis Adaptsevad eelkõige Maksimkin ja Jegorov. Kaks meest, keda mina, Maksimkinit ma eeldasin, et terve Eesti läheb püüdma. Vähemalt mina oleks läinud, aga selle asemel pikendas lepingut hoopis Transiga, et Maksimkin on see, mulle nii meeldib, et mina eeldasin, et ta on selline Leva või Paide mees, aga tuleb välja, et ei ole. Rünnakule tuli juurde Murat Velijev äärele, siis pigem alles on Totte, Jero, Kosusko ja Pajapkin. Ehk, mida ma öelda tahan, tegelikult üsna sama sats nagu eelmine aasta. Väraid läksid ära, minuteid saanud meendadest läks ära ainult see Bondar, see paremalt äärelt või parem raitsest, kui soovite. Ja tõenäoliselt Trans midagi toob juurde. Aga, kuidas teil meeldib? Trans ooperil on ta 7, ma saan aru, miks nii? Jah. Jah. No ei ole veenev olnud praegu, et jah, on küll sama sats olnud, aga just mis need mängud on näitanud. Isegi Leva vastu mulle meeldis, nad olid päris agressiivsed ja ütleme nii, et mõni teine sats samad tingimustega oleks nagu Leva võib-olla esimese poolega ära surunud, aga nemad seda ei suutnud. Ma ei tea, neil käib ka see halliga seal kemplemine ja saavad sees, ei saad sees, et võt ei saagi aru, mille taga neil täpselt on. Et isenest ma nagu usun selle Kosuhovskisse ja tema seda, et ja nad olid väga lähedal suvel ju seal juba sinna esinelikule, aga jah, siis toimus mingi langus ja päris langus oli nimega Tabore. Ja see ka, see oli väga suur kaotus neile. Et ja ma nagu praegu ma arvan või näen neil nagu sellest pigem nagu jah, mure. Seal on, ma ütlen, et vist on sama asi, et väraht on küsimärk on ju, jälle noorem mehed. Küsimärk on, kas neid legionärid viitsivad teist aastat, see mitu aastat legionärid jäävad, tavaliselt sealt tuleb mingi äratuttumine. Ja küsimus on see, peamine suur küsimus on, kas need Maksimkinid, Jegorovid, Adaptsev, kas need panevad juurde. Kui need panevad juurde, siis võiks selle uuesti selle esinelja plaadi välja, et ja keegi peab hakkama väravaid lööma, et see Totte ja Jero, need on nagu mehed. Midagi on, aga midagi jääb ka ikka puudu ja ütleme, see ongi see keskmine kolmik selline, et kes tõmbab see pikema õlekõre ja kuidas saab minema, et saad hästi minema või siis just, et kuidas see spiraal on, et jah. No mina ütleks, et see suurim mure või küsimärk on ikkagi see, et nagu see Transi puhul aasta jooksul olnud, et kuidas läbi hooaja seda tuhhi üleval hoida, et kuidas seda tahtmist ütlesid ka hooaja lõpus, ma ei tea, 6 mängu järjest saadi tuppa, et kui seal nii-öelda see korraks see klõks ära käib ja tuju ära läheb, siis seda uuesti üles saada kipub seal Narvas tundub väga keeruline olevat, et muidugi Kosuhovski on selline mees, et tema ilmselt võib-olla suudab seda, samas et see hooaja lõpp näitas, et ikkagi läks nagu asi mingil hetkel käest ära. Ja seal oli jälle, kõik oli kindel, midagi ei ole. No täpselt, jah. Kurega suutis ka Kosu ikkagi hoida sellist aga ikkagi mõtlen, seal Narvas on see must läbi aastat on olnud see, et kui üks hetk nagu kuidagi see, ma ei tea, see tantsutahe ära kaob, siis seda tantsutahet tagasi saada on jube keeruline nagu, jah. Nõus. Sul on siis 5. koht üle. Mul on 5. koht, jah, Transile pandud praegu. Ja mul on 6, ma lihtsalt mitte ma ei usuks Transena, mul on pive ust Laadrisse sel aastal, et Laadri peale võite Olivette vingi panna, ma palgad sinna peale, sealt tuleb, see aasta tuleb, ma räägin. Kumma, kas sinu ennustuse, minu ennustuse peale? Kumma peale palk panna? Ma olen öelnud, mind ei tasu kuulata. Paide linnameeskond eelmine aasta 4. Kokku oli neil 70 punkti, liidris puudu 12. Paide on mõnes mõttes üsna sarnas seisus nagu eelmine aasta. Väravas Jarju ja Meerits võitlevad oma koha eest ja on ka nooremad mehi seal taga. Keskkaitsesse tuli juurde Pedro Andrade, varasemast on olemas Baranov, Udo ja Juhtam. Äärekaitsesse Turr, Lillander, Ojamaa võitlevad siis kohtade eest. Keskväljal tuli
see Brasiilia suurtalent Daniel Cabral, muidugi kui selline mees Eestis jõuab, siis alati suured küsimärgid, huvitav, kas ta joob või alati mingi mure peab olema. Tänane see Keila, otsust need Keila Legion, ma arvan, põdeneb ära. Ühel hetkel esimene dopingukontrolli on põdeneb ära riigistada. Oskar Hõimann, rodentmeestest Ramon Smirnov, Suronin tulid Kaljust, mis on kõige olulisem tõenäoliselt liiga üks parimaid. Martin Miller on seal asjatamas äärtele ja rünnakule on võtta Gabriel Ojamaa, Siim Luts, Sohna, Daniel Luts, Jam, Jobarteh, Anier, Piht, Padamosi. Ja ma unustasin ära ühe nime, Roomet Nigula on tegelikult mänginud vasakkaitsjana ka hooaja eel, et seal, et tema siis hakkab seal oma rohest võitlema noor endine ründaja, nüüd 18-aastane äärekaitsja. Ma alustame siis Maidis Kalvet siin. Kas sa oled see aasta Paide entusiast? Selles mõttes ma olen seda aastat jooksul varasemalt siin olnud ja olen ennustanud neid kõrgemale. Alati olen vastu näppe saanud sellega. Aga äkki see aasta? Nüüd, jah. Ei mõtle, kokkuvõttes ma arvan, mis see nii-öelda üks, kui mina olen see käna, kes neid probleeme peab välja tooma, siis ma arvan, see murekoht võib olla see, et tegelikult see koosseis on päris tihke, et seal mehi on palju ja ikkagi, alati öeldakse, et see on ju positiivne probleem, et mehi on palju, saan valida, aga samas on ikkagi see, et sa pead ikkagi need mehed ju mingil määral seal õnnelikuna hoidma ja see, et kõik viitsiks trennis pingutada, et ma arvan, see võibki see üks suuremaid murekohti olla, et kuidas sealt nii-öelda välja noppida need õiged mehed, kes seda mängu kõige parem mängima hakkavad ja samas siis nii-öelda pakkuda ka neile midagi, kes seal rohkem pinki peavad nühkima. Et selles mõttes on Vladimir Vassiljevil ikkagi väga siuke ütleme niimoodi, lai tööpõld ees. Ja ma vaatasin, ma neid ründajaid ääri jäingi ette lugema, kui see jõhk otsa vahepeal. Siis oleme ausad, Andres Opper, keskkaitsjate valik, Andrade, kui see Andrade tuleb, ta on 20, kui Andrade tuleb, on ju sealt Brasiiliast, on ülihea vend, siis on hästi. No ei saa niimoodi, ma ütleks, et kui ta tuleb, siis on taga kindlalt null. Ei, seda ma räägin, sinna ma tahan jõuda. Huuro, eks ole, eelmine aasta, nüüd on mis katki olnud, Huuro eelmine aasta midagi näitas, seda ei olnud ta, ja siis on juba Baranov juhtum, meil on, ma ütleks, et Paide on ühe väga hea keskkaitse rauduse sellest, et ma paneks nad tiitlile. Ma ütleks isegi 2. Ilma, selles mõttes, et täpselt, et võib-olla see on nende kõige nõrgem koht, et ei ole ühtegi mängu olnud ka nullimängu, et meistriks ikkagi tullakse ka just nende nullidega, et võtadki seal 1-0 võidu võib-olla, et mitte see, et ma löön rohkem kui vastased, et millest me juba oleme rääkinud. Et võib-olla see kaitseliin oleks ainukene nagu nõrk koht, mida tasub vaadata, et jah, ründe poole pealt nad mängivad ilusat jalkat, teevad ilusaid asju, aga samas ilusat asju, sul on see Gabriel, sul on Ojamaa, sul on see Sohna, kes on üliäge, see on tõsiselt äge vend. Ja võib-olla suruvad nii oma mängu peale, et ei olegi vaja kaitsta. Ja ongi selline, tõmbame Loora 6-0, vaata, ei 6-3, vaata järjest. Mis seal vahet on? Täpselt, et 5-4 vahet ei ole. Võit on, on ju, et võib-olla tõesti. Aga tudel on, jah, ma ei tea. Aga ma ka nagu oleks tahtnud näha sellist, ma tahaks näha nulli mängu, taga nulli. 10 päeva on aega, et siin hetkel on jah, kuidagi minust on räädud see satsi nagu selline, kese on hästi seal rünnaku suunal, et seal põhimõtteliselt sul on igale positsioonile 3 võrdset meest. Fantast olukord mõnes mõttes, mis võib olla probleem. Ja siis mida rohkem sa sinna tahapoole lähed, et sulle seda suuremat küsimärkid. Ma ei tea, Martin Miller keskkaitses, sa ei ole. Ma arvan, et ta saaks hakkama küll, et ei oleks probleem. Hõim on ta muidugi mängid, et mingitel hetkidel ta ei ole ka keskkaits. Ütleme, kui sa surud oma mängu väga peale, siis sul on vaja nagu kiireid kaitsed, kes suudavad seal taga lappida ja täpselt see, et seal väga oleneb, mis su mängustiil on, et kas sa mängid kontrate peale või sa surud oma mängu sinna vastase poolele, on ju. Nii, Kalvet, sinu ennustuskoht? Minu ennustus on 3. koht, et ma olen teda siin pakkunud eelnevatel aastal küll meistriks ja teiseks alati vastu näppe saanud, et panen seekord 3. siis. See esinelik on see aasta täiesti võimatu ennustada, minu meelest seal on kõigil 4 klubil on argumente, miks nad võiks olla esimesed ja miks olla 4. Ma arvan, nii põnevas seisus me pole läinud, aga põnev on see seis sellepärast, et Flora on läinud kehvemaks, Levadia on läinud kehvemaks ja Kalju ja Paide on
teoorias ainult tugevamaks. Teoorias natuke tugevamaks, jah. Ma mõtlen ka seda, et Paidel on variant, et ta ei saa üldse Euroopas, see on ju väike. Ma võin ise, ma panen siia vahel, mina ennustan nad teiseks. Mina usun Paidesse, see eespool on... No miks sa siis esimeseks ei pane, kui sa usud neisse? Ma usun ühte meeskonda veel rohkem. Aga Paide, ma olen... Paidesse ma ei ole, ma arvan nii... eelmine aasta ennustan ka vist meistriks. Aga mulle see Paide ründeosad on nii jõtralt meeldib, et eelmine aasta Paide suur mure oli see, et nad neid väiksed ei suutnud murda. Et nad suurtega suutsid mängida küll, siis ma arvan, see mure on nüüd lahendatud. Nüüd on küsimus, kuidas neid suurtega mängida. Ja uuesti Flora Leva on kehvamad, et ses plaanis on siin mingit argumenti isegi meistriks. Ma sain aru, et see Vene pooltest, mis see Betsafe'i Vene vastaja tunad oli, et seal vist kõik ennustasid Paidet meistriks. Ma ise mõtlen ka selle sama peale, et kui võrrelda veel, et miks need teised ei võiks olla, siis neil on see aasta kindlasti väga hea võimalus meistriks tulla ja eks siin ongi, et ma ei oska ka nagu, või ei ole nagu... kuidas ma siis ütlen, et Floral on see teise aasta teema nüüd, et kaitsta oma meistritiitlit ja see on väga keeruline, et ma ütlen, et Paide võib siin sellel aastal tõesti midagi näidata. Mis sa ennustad? Oi. Kuuleke nüüd see on päris... Ma panen ta esimeseks seekord. Let's go, väga hea. Ma panen ta esimeseks, et selles mõttes, aga nad peavad siin mingeid asju veel muutma. Nad peavad paitse leidma. Täpselt, ja arvestades kogu pikka hooaega, siis ja arvestades, mis Florast on lahkunud, siis puhtalt selle pealt ma arvan, et Paidel on hea võimalus, et kui on see võimalus, siis see aasta on see võimalus. No kindlasti kevadel on oluline ju ka karikas, täpselt me rääkisime ka, et euro kohta on vaja, et nad seal läbi selle nad kindlasti tahavad seda kohta ära kindlustada endale. Nii, Kalju. Väravas on ikkagi meil samad mehed nagu eelmine aasta Berk ja Pavlov võitlevad, tõenäoliselt Berk on põhimees. Keskkaitsed on Tampeduu, Kõrre, Podoljūžin ja... ei tult vist juurde, et seal Lillemets ja Jekimov ja Sotšurov, eks ole, midagi tahavad sõna säkki öelda ühel äärel. Danil Mašenko on põhimeestest teisel äärel, Boroniltšinkov, Nikolaev ja Sotšurov, keskväljal jätkuvalt Siht, Musoliitin, Kask. Natuke ründavatest meestest on siis Ivanov ja loomulikult kõige olulisemad asjad, mis juhtusid, tulid juurde Aleksander Ilnin Kuressaarest, liiga üks parimad triblajad ja suurimad raiskajad, ütlen uuesti, ja Vassiut, kelle puhul, kui ta viimati Eestis mängis, oli väga hea. Küsimus on selles, et kas need aastad Sloveenias pingil ja Eidi esiliigas, kuidas need üldse mõjutunud on. Ja ründesuunal siis äärtel igale poole mujale on Baptista. See oli Kaarel Talli garanti, et sellest meest tuleb, et seal on nii hea nimi. Veel ei ole, sellepärast me ta saatest välja viskasimegi. Siis on Tarasenkov, siis on Esono, kellest on õlled vahel, ütleb nii, et kas sealt tuleb mängija või ei tule, et seal mul ikka õlled tulemas, sealt mängijat ei tule. Siis on Kodvin, Tšabir, täitsa arusaamatud legionärid, äkki tuleb Orlov ja siis loomulikult Männilan, et kõige suurem, ma arvan, Andres Ooper, sa nõus peaks küsima, mis on Ralju kõige suurem trump, siis on Nikita Andreev. On küll, jah. Et selles mõttes, et temasse on tekkinud minul vähemalt usk, et ta suudab panna ta sellise paberil kehvema satsi hästi mängima. No, ma olen suga nõus, et ega... Eelmine aasta 3. koht 74 punkti. Ja, et see aasta nagu ma arvan läheb neil raskeks millegi pärast, et olen näinud mõnda mängu ja ei ole nii veenvad olnud, aga jah, et eks jälle näis, et kuidas algus minema saadakse, et ma nagu panen nad seeost, ma nägin mingid mängu, kus ma üldse ei sisendanud kindlust, et ma panen nad seekord see aasta 4. Neil läheb raskeks, aga jah, just see peatreeneri efekt, et palun näita ja ma oleks väga õnnelik, kui nad lõpetaksid kuskil kõrgemal. Kõik peab hakkama väravaid lööma, et selles mõttes, et see on ka, et nagu Kalju, kui neil oleks sees, et sulle Tamm või keegi, siis on hästi, et kui see Männilan tuli, ta nagu midagi on, aga ta ei ole see mees, kes paneks, ütleme nii, et kui Kalju tahab meistriks tulla, siis keegi peab panema 20+ ära. Ja 20+, sellega ma olen nõus, et kui see juhtub, siis nad kindlasti lõpetavad ka top 3, aga jah, minule jaoks praegu on nad 4. kohal.
No minu jaoks on ka neljandad ja kui siin jah, mis see probleem nii-öelda tuleks välja tuua, et siis ongi täpselt see, et seal ei ole niisugust kindlat esiründa, et kui vaadata neid läbi aastat, kes on seal tabeli tipus ja kuidas seal tabeli tipus ollakse, siis ikkagi sul peab olema keegi, kes lööb sinna, ma ei tea, 20 alla või vähemalt 15 pluss ja kuidagi veab seda asja ja Kaljul nagu hetkel ei paista seda. Mis ma arvan samas, kuhu nende see mängustiil või see asi nagu hästi sobitub on, ma arvan jälle see eurosari. Et suvel ma usun, et näiteks nemad seal on jälle see, et kes võivad teha seal okeid tulemust, ilmselt teevadki okei tulemuse. Aga samas näiteks Eestis siin teiste tippudega mängides võib sellest teravust ikkagi puudu jääda, et need mängud kuidagi enda kasuks kaalutada. Jah, sul rohtu on ta siis? Ka 4, jah. Minul on natuke rohkem usku, minul on natuke kolmandad. Ütleme ta, päris selline suure, et võib kõik kokku tutvuda, ta ei pruudi, et Kaljul jah, siis kindlust on vähe, et seal tegelikult hästi noor sats, see on nende võib-olla, me unustame ära, et tegelikult hästi noor sats, et Romi sihid, Musuliit on 21, eks ole, me vaatad sealt, et kõik need Ivanov, Nikita Ivanov, see on mulje eluaeg siin välismaal näinud eluaeg mängid, 22, et kõigil igal pool hästi suur varu ja kui see Vassiuk tuleb, ma ütlen, see on võtmemängid, kui see Vassiuk tuleb ja hakkab seal keskvel liidriks, tuleb see 10+10 mees, siis ma ütleks, võiks olla ta kõrgemal, Adam Mull, 3. No mul ongi niimoodi ka veel, et siin kui seal nüüd Leva ja Flora mul võitlevad seal, et vabalt võib, et mõlemad põruvad ja tuleb üldse ja Kalju tuleb nendest kõigist mööda, aga jah, kahjuks. Levadia, Valner väravas tõenäoliselt ja temal annab vahetust Ani. Keskkaitsetest on olemas Iboro, on olemas Tanel Tammik, on olemas Sloveeniast tulnud see Nvantvo, nigeerlane ja on Peetson on muidugi mänginud rohkem keskväljal OL ääriraitsesse on meil ühel poolt on meil Frant Liivat ja vist on ta Tauataavi alles, teisel pool Joosep Salist ja sinna pole vahetust vaja, sest see mees paneb 36 mängu 90 minutit ja pole probleemi. Keskväljale on meil Ainsalu olemas, meil on Dessjäi, meil on Aleksandr, meil on Svedovski, meil on Sakarljuka ja ettepoole on ründes on siis hetkel on olemas Vendel, kes eelmine aasta lõpus oli täitsa okei, Tampeduu on jätkuvalt koosseisus justkui ja loovamatest meestest nende taga Otto, Mussa Sambe, kes tuli siis Viimsist, Roosnup, julgeks öelda sulgudeski praegu, et Joao Pedro, aga mine sa tea, et teda vist võib-olla ei ole, Skvortsov, 18-aastane, Eladu ja varu ründajatestel on Kirsi Lehtmets veel olemas. Et ma ei teagi, mis on ma alustan seekord ise, mina ennustan meistriks ära mul on tunne, et esiteks see Levadia saab minna üsna pingevabalt, mul on kõrvalt tunne, et neil ei ole suurt sellist liiderpinget, et me peame tiitli võitma. Me oleme nii palju mängijad justkui ära lasknud, et saavad võib-olla minna vabemalt. Neil on parem peatreener, ma arvan, et Torres eelmise hooaja keskpaigaks oli läbi põlenud, et neil on see. Ja kui sa minust meenutab see kõik eelmise aasta Florat, et me rääkisime, et esimesed 11 meest, see mõttes, et Frant Liivatut ma just ei nimetasin, et kui me paneme sinna selle esimesed 11, tegelikult on see, meil on mis asja, meil on Ainsalu ja ma ei tea, Peetson näiteks alustavad alumiste poolikutena ja sul on ees on Ottood ja sul on see Vendel tegelikult on ju mängumees ja tegelikult ei ole see meeskond ju tühjaks jooksnud, siit on läinud ära Kiiri, siit on läinud ära ma ei mäleta, kes on veel ära läinud. Päris palju. Musaba. Seal Lepistu lõppes leping ja seal on nagu ikka nende Musaba täpselt. Lepistu oli vahetusmees, on ju, Mavretic oli eelmine aasta pigem kehv, on ju, Larsen asendati ära, Musaba eelmine poolhooaeg oli pigem kehv, et see mõttes Musaba... Torres, jah. Mina ütlen, et minul on see aasta miskipärast pime usk Levadiasse, et see meeskond justkui mitte keegi ei usu, nemad saavad, ma arvan, siin kogu Eesti ennustab nad 4, saavad kuskil seina peale panna, et Sahovaika tuleb, et näete, et kõik ütlevad, et te jääte see aasta 3., 4, et minge pande. Aga, jah, Levadia meistriks, let's go! No mina olen ennustanud neid teiseks. Ma arvan, jah, see nii-öelda probleemi osas on ilmselt see, et okei, Sahovaika ongi uus treener, aga muidu on, ütleme, tavaliselt Levadias ollakse harjunud vähe siukse nii-öelda pikema koosseisuga, et täpselt ongi, kuidas see nii-öelda kokkus toimima saab. Ja see ründaja osa, et Levadial on täpselt see, et
üks hooaeg, kui nüüd Kirss lõi, siis tulid 2021 meistriks tulid. Ja nüüd siis, kui nad viimane üle-eelmine aasta meistriks tulid, see oli täpselt see, et see oli koosseis nii hea, nagu et see lahendas lihtsalt selle asja ära. Et nüüd ongi küsimus, kas see Vendel on lõpuks nii hea mees? Kui me paneme, ta mängis kolmandik hooajast, kui me tõmbame selle terve hooaja peale ära, eelduse Vendel jääb, me ei tea, seal võib-olla palju veel muuta, siis ta oli 18 ära, et ta oli 13 mängu 6. Et ta tegelikult 6+4, et põhimõtteliselt tõmbad selle 36 mängu, see on siis 18 + 12. Ei no see oleks super muidugi, jah. Et sellega annaks juba väga palju ehitada. Ja Tampeduu, mina usun. See on must talve üks suuremaid üllatused jätkuvalt nimekirjas on. Ma ei saa aru, et seal nagu ma eeldasin, et see, kui seal hakatakse seda nii-öelda harvendusi tegema, et see on nagu see number 1, kus me nagu alustame seda. Aga kuidagi on, jah, ei teagi, et kas seal on see leping nii kõva olnud, et seda on nagu raske lõpetada või ikkagi näiteks Ahvaiko näeb, et sealt nüüd tuleb. Jah, ja Andres Opper, miks sa ennustasid neid kolmandaks? Ma ei ole öelnud, et kolmandaks ütlesin. Ma ei usu, et sa. Ja täpselt, et mul ongi, et kas Flora on Levadia loomulikult nende kahe vahel ja nagu ma ennem ütlesin, Floral võib olla see, et kas sa suudad seda meistri koormat kanda ja teist hooaega järjest hea hooaja teha, aga Saho tuli, ta muutis mingeid asju, mingites mängudes ei ole olnud väga veenvad, et nad ka veel alles otsivad seda kõike koosseisu ja mul on nagu natuke kahju Sahovaikost, sest Kurrole nagu anti kõik asjad tee, võta, näed, meil on siin kõik, näed, nii ja nüüd Saho peab nagu natukene sellises teises formaadis või teistes tingimustes selle tegema, ei käinud ta kuskil välislaagris on ju, aga neil oli aga neil olid väga head tingimused siiski, ma arvan, et selles mõttes nad on saanud hästi harjutada. Viimsall oli, jah? Ja seal, et ma arvan, et lähebki see teine, kolmas koht on jah, Flora ja nende vahel väga suur madin, no nagu ka siin viimases mängus nad jäid 1-0 Florale alla, siis ma ütlen, et ma panen nad teiseks. Meil tuleb... Et siin on veel ei ole päris see, aga ma usun, et nad saavad oma mängu lõpuks ikkagi minema ja ma panen nad teisele kohale. Meil on siis väga suured, tuleb välja, et meil on väga suured Flora skeptikud, siis me võime siit kohe ära öelda, et loeme riigivat, mis juhtunud on. Väravas tõenäoliselt on esiväraht Kivila, sest et Grünwaldil on tervisemuresid viimasel ajal olnud. Keskkaitses siis tõud ja lahtumise järel võitlevad koha ees päikese all Veering, Kolobov, Vaher, Pihela. Parem raitses võitlevad koha ees peale seda, kui Hussar on ära läinud, võitlevad Jekimov, Kukk. Vasat raitses on Tovstik, Kollo. Ehk päris noor keskväljal. Poomi lahtumise järel on meil Ilja Antonov, Valdmets, Teeväli, Treida. Jah. Aga mida ma öelda, vasat raitses on Talmõrkov, et ma ära unustaks, et ja ettepoole ründa, ja kindlasti ka muidugi ma unustasin ära mehe nimega Mihhailov, kes vist hetkeseisuga vist on ikkagi meeskonnas, ma loodan. Ja ründesuunale siis meil on Kalimullin, meil on Kuratsin, meil on Alama, meil on Senjov, meil on Sappinen, meil on Kaares, meil on Usta, meil on Varjund, meil on Alliku, meil on sellega vist on kõik. Loodan, et kedagi ära ei unustanud. Et natukene minust on Paide vibe. Et rünnakule, see mõttes, et sul on Varjund on paberil võib-olla teine, ütleme kolmas ründe on sul Varjund paberil, täitsa pekkis. Sul on äärel, et sul Kuratsinid asjad, et sul kõik on nagu okei, Kalli Mullin, igas teises meeskonnas oleks põhimees siin mõtled, kas ta saab üldse peale. Ja siis hakkad mõtlema, kes on keskkaitses nagu see, kes on see liider? Kes on, ma isegi, et see mõttes, kas Kolobov, kõige vanem keskkaitse on kes meeskonnas? Andres Vaher, 21 juba. Ta on selline, me teised peavad palle tooma ja peavad Mäkis burgerit tooma, siis nii vana mees, vaata, lihtsalt seal, kõige vanem mees, et sul on, põhiliselt on ainus kaitsemängija, kes, ta on kõige vanem kaitsemängija, sul on Tovstik, Kollo, Talmõrkov, Tovstik, vana meister, 19. Parem kaitses on ju, ma see Ussari minek, see minust on päris selline varjatud kõva asi,
Kukk, Kiimov, mõlemad on, taaskord Kiimov on vanameister 19 juba, eks. Et see, Raitselin on nii noor ja ma ei tea, minu see Tõudjas oli ja Husser on minust nii olulised mehed, et minu meelest seda asendada päris keeruline ja ma ei näe seda, et kes see Poomi 10+10, eks ole, Dressel üle võtab, keegi peab vaatama Dressel ka tassima. Ma ei välista, et T-väli tõuseb edasi, ma ei välista, et Reida on supermees. Mihhailov kui jääb, Mihhailov, kui teeb superhooja, siis ma võiks panna Florada täitsa meistriks 100. Minu 4. et hoides traditsioone, siis Igo skepsis Flora osas. Eelne aasta mu 3. koht läks natuke nihora, see aasta 4. Let's go. No vaadates, kuidas mina olen ennustanud, kes siin on, esimene koht on mul vaba veel. veel, teeme kiirelt veel ümber, vaatame korra läbi. Selles mõttes ma siin ennustasin Florat meistriks. Samas need, mis sa oled välja tõid, täpselt Tõugjas, Poom, Hussar, 3 väga olulist lahku, et kindlasti jätavad väga suure augu võistkonda. Samas jälle seal on olemas mingid mehed eesotsas Sappineniga. Ma usun, et Kreida kindlasti hakkab jälle samamoodi mängima, nagu ta on varem mänginud. Ja see on Senjov Allik ju, tegelikult sul on see ettepoole, sul on nii palju kogemust, et see minu 4, ma tegin veel kõik negatiivsed, siin on nii palju positiivsed ka, et Alliku, me teame, et Alliku, kui on vaja, tuleb 70 tuleb sisse, peab 2 väravat, me teame, et Senjov, kui saab vormi õigel ajal, hooaja lõpus sai alles täitsa jumalik välja. Ma arvan, Senjov on 42, ta oleks ikkagi Eesti meistriga tasemel väga hea mängija. Viimane mäng, ma just vaatan, Vaidega oli, kus ta andis, Senjov annab Sapinerile, et see connection on täiesti seal olemas, et siin ka minul see, et ma panen nad praegu 3. tegelikult mõeldes, et neil on need samad, mis ma ennem ütlesin Harju kohta, et on suudetud ju need noored säilitada, need noored on 1 aasta võrra kogemuse võrra rikkamad, aga neil on uus pinge. Kas selle pingega tullakse toime? Neil ja ikkagi see kaitses Tõugjat ei ole ja ütleme ikkagi ka Poomi ei ole. Ja, et kes need asendajad siis ikkagi on? Kas on Kreida sellel tasemel? Kas ta suudab olla fookuses kogu hooaja vältel? Ei tee rumalaid kaarte? Ja just see sama. Pinge pluss siis euromängud suvel. Kas sellega, kuidas sellega toime tullakse? Kuidas need esimestes mängudes minema minnakse. Tegelikult on siin näidatud hea minekut, aga ma mõtlen kas sellele pingele lihtsalt peetakse vastu, see ongi hea küsimus. Ma ütlen, et kes on minu suurim, et mul on see Seldro teooria eelmine aasta nüüd oli pädes ja me rääkisime mingitel meeskonnal Seldro, eks ole. Kui me mõtleme Paide Seldro, see aasta on Andrade tõenäoliselt, Miller, Anier, tipp-top, siis Raljul on Podoljušin, vali keegi keskkaitset. Rommi siht männile, okei. Levaadial, miks ma valin Peetson, Ainsalu, Vendel näiteks, täitsa tipp-top. Floral, kes on see keskkaitse? Kas ongi Kolobov peabki hakkama nüüd, et sa mingi 1 aasta tõrjud siin käeda joonelt ära ja võtab punaseid üle mängu ja nüüd sa pead olema see liider või on see veeritus? Vaher võib-olla on see, kes peaks olema. Täiskasvanuks pead saama, aga selliseid erroreid tuleb päris tihti sisse, mida meistriks tuleval satsil ei tohi kindlasti tulla. Ja kui nendest suudetakse hoiduda, siis on nad ikka ju meistrikursil. Ega ma ütlen, need top 4 tegelikult me ei suuda seda ära ennustada. Ma ei tahaks sellise asjaga tegeleda, aga kuna saate formaat on selline, siis me peame. Alati kõige keskel on, selles mõttes on okei. Aga ma ütlen, eelmine aasta esimene ja 4 olid ka 12 punktile vahe. Ei ole midagi hullu. Samas ma arvan, Floral saab olla see, et kui jälle ju suvel mõni siuke mees on klubita ja on tagasi Eestis tulemas ja usun, et Flora jälle suvel nopib veel kedagi üles. Sa siis ennustada, Poom, kõik tuleb tagasi. Ma ei ütle, et nad kõik tulevad tagasi, aga kindlasti iga suvi alati keegi tuleb. No, ei tea, vaatame. Jürgens, Šapovalov. Jürgens, võt see oleks punt, vaata. Usta ja Jürgens mõlemad jõuavad Floras. See oleks kõva. Elukeerdkäigud on, jah. Ehk siis suurimad erinevused, mis meil olid Flora, minul oli 4, Kalletil 1. Harju, sul oli 10, mul oli 5 ja Tammeka, sul oli 7, mul oli 10. Need olid siis suuremad asjad, et ma arvasin miskvõrst, et Levadia, et ma panen nad nii ette, ma miskvõrst arvasin teie Levaadiasse usute vähem ja usute rohkem Paidesse. Vaata sinu otsa, Kalvet. Sina peaks olema iga aasta sinu üles seda Paidet haipida ja ei tule. No ma olen seda teinud ja kuidagi alati vastu näppe saan, nii et seekord ma ütlesin, et
ma ütlen, ma vaatan oma valikule otsa ja see on, ma ei tea jah, et see tänamatu töö on see ennustamine. Ei on, kes võidab superkarika, teeme siia otsa, keegi teist arvab, et võidab, see on siis tänane, on meil neljapäev, mängitakse laupäeval suur jalgpalli, jättes küll Liivimaa karika ja siis päris jalgpalli hooaja algus, kas keegi teist arvab, et võidab Kalju? Ei, väga hea. Ei arva, jah. Ei arva, jah. Ei arva praegu, jah. Ma ei arva. Et siis jääb Flora. Ja karika võitjaks. Suvel või? Jah, sina pane... Seal ma pakkusin Paidet, seal oli ajakiri Jalka ennustus oli ka, et siis ma pakkusin seal ka Paidet. Ma panen ka Paide. Siis paneme ooperile Flora, et võrsa teisma. No, jah, teeme nii. Aitäh selle eest. Midagi peab võitma enne. Pane Flora, Tallet, et tuleb selline 3 tiitlit, võtad ära, et tuleb Flora hooaid, et sarkid. Ei, seda ma juba ütleb, kui ma olen Paidet juba mujal ka ennustanud karika võiteks, siis ma jään selle liini juurde. Minut sa võtad ära, panete mulle Flora, ma panin Paide, siis peaks Paide. Paneme siis Paide. Tahad? Paneme siis Flora, siis sa vähemalt paned ühe asja täppi. Tahad minna all-in Paidega? Ma panen all-in seekord, jah, paneme all-in siis juba. Mina sul Levadiasse, mina siis see aasta tiim Levadia, Talvet on tiim Flora ja tiim Paide ja siis Raljusse me ei usu mitte keegi. Ja siis on must hobune, tuleb nurgast ja kõik on tehtud jälle. Laadri tuleb. Vot. Selles mõttes tipp-top, 1 miljon tehnilist probleemi täna, millest ma loodan, et Helivest Eerikut juba jõus saata. Ta ei tea, mis siin ees ootab teda, et need saated kokku, kõik asjad, mis siin kokku jooksid, ma ütlen, see Audacity õudne programm. Tervitan sponsorina Olipeti ja loomulikult asi, milleta ei saaks ükski saade toimida. Transfermart. Sellepärast, et... täna, kui suures mitte ühtegi viidet nagu, Ei, ma ütlen, et ma viitseri, kuna me koosseis, meil ei ole Jalgpalliliidu kodulehel ei ole koosseis üleval, sest et meil on ju 10 aega. Meil ei ole meeskondade kodulehtedel ei ole koosseis üleval, sest meil on 10 aega, sest see on ju täiesti mõttetu asi, see koosseis üles panek, keda huvitab, siis... See on mingi suur varjamine, ma ei saa ka sellest aru, et kõik need meeskondade, need formatsioonid ja asjad, kõik üritavad seda kõik varjata üksteise eest, et võib-olla just alapopulariseerimise mõttes oleks hea just näidata ja tõmmata inimeste huvi, et näed, kõik on ilusti näha, kui professionaalselt kõik teeme, et see on mõttekoht tegelikult, et klubidele, mis sa praegu just esile tõid, et kas see on nüüd... Kes teab, see teab, loodika Eesti saad, ma ütlen, et... Eesti on väike, igal tahad teaduurid välja. Jaa, aga miks sa ei tee inimesele seda kergemaks, vaat ongi, et sa teed, kõik näed, tuled kohale, vaatad, sul on kõik olema mängukavad, asjad, kõik on lihtne, selge, loogiline. Ma nüüd vaatan, kas Viimsil on koduleht luvendatud. Mina sellega ei tege. Keegi peaks tegema. Ei, aga jah. Ei ole enam. Viimsil läheb sinna samma. Peame rääkima üle. Me ei ole meistriliige. Tõmbad kohe Reimile kõne peale, kui saade läbi saab. Et jah. Et see on, ma ei tea, on veel midagi vahepeal. See on okei. Nii. Kuidas siis võtta vähem kui minutiga olümpiarottu, mis oli suurim elamus? Suurim elamus ikkagi medali võita. Mitu sekundit sa jalgpalli vaatasid? 0. Selles mõttes, et tõesti ei olnud nagu üldse aga mulle meeldis... ei saa öelda 0. See oli meil nüüd see viimane pühapäev, siis minu toanaaber, kes oli pool aega toanaaber, Kiur Kaasik, meie fotograaf, tema on suur Liverpooli fänn ja siis ta vaatas seda Liverpooli ja kas see oli Nottinghami mäng oli, jah? Ja seal mängu lõpus siis esmalt seal löödi sellest McAllisterist löödi pall sisse, võeti ära selle, siis oli see, et löödi veel teine värav, siis oli see, et kas on sulg või ei ole, et pani arvuti pauk kinni, läks WC-sse, kurat, et võetaks värav ära, et sulg on, siis WC-s pani veel uuesti telefoni tööle, kut võitis, mis jutt jooksus tagasi, oot, kas ikka värav ei loetud ära. Ühesõnaga, ainsad sekundid, kui jalgpalli nägin, oli see, jah. Aga mis siis parim ala oli? Mulle meeldis see, mis see mägi ronimine, suusatamine. Sa vaatasid, see oli suusamägi ronimine, see oli väga ebareaalne ala tegelikult. Oli väga mäge. Lapid suusavad ära, siis jooksad edasi, siis tõmbad lapid alla tagasi. Parim asi üldse. Andres, sa siin ära vii teemat mõjale, kuidas see eelne ettevalmistus, mis sa hakkad siin olümpast jaurale, et edagi huvitav, mis olümpast vaatasin siin tulemusi 1-5. Ei, see oli meile, no jah, ka vajalik, et kui sul on jah pikk out, karistuslöök, 2 nurgalööki, et me peame vaatama jah oma murekohtadele kindlasti otsa ja nendega tegelema,
et mõnes mõttes hea, et Nõmme United need asjad näitas, et ainult ilusa mänguga kindlasti ei võideta ja jah, eks me oleme seda tööd teinud ja rääkinud juttu, mis me tahaksime muuta, et seda ma siin avaldama nüüd ei hakka. Aga see, no enne seda oli, eks ole, Tartura 0-2, Tammekera 0-2 vist päris okei, ma arvan, sellel hetkel. Jah, et ei ole mõtet ka siin pikemalt lahata, et kahjuks ise puudusin natuke sealt, aga jah, et oleme saanud häid mänge küll, et häid kogemusi kindlasti. Nüüd need kogemused võtta hooajale kaasa. Seda on olümpiale 90% Eestis nendest, et saime häid kogemusi, mida järgmised korraks kaasa võtta. 4 aasta pärast jälle. Käisin eile B-koondist vaatamas, siis seal ka ju tehti nalja nende kommentaaride ja asjade osas, et ei oskagi midagi nagu uut öelda siin, et ei taha nagu väga palju kaarte avada ja et eks kõik nagu kuidagi riputavad selle esikoha meie kaela, et ei taha sellega nagu kohe nagu kaasa minna, et võtame tasa ja targu ja loomulikult eesmärgid peavadki olema kõrged. Ma küsin lihtsalt huvi pärast, kumb on sinu meelest suurem must hobune, kas Maardu või Tallinn? Kui keegi ütleks, et no lihtsalt... Ja oleme isegi mõelnud, ega ei oska ju öelda, et selles mõttes FC Tallinnal see eelmine hooaja lõpp läks veel eriti raskeks, et mis see nüüd Maardu teeb ja et jah, ootan huviga ja seda uut hooaega, et niisama Velko, Kalev, ma ei tea, Elva siin, kõik tegutsevad, kõik on kuidagi ka piisavalt vait ka, et ei ole kindlasti nii, et kõik ole Viimsi võidab ära, sellist asja ma ei usu sellesse, et keegi meile midagi lihtsalt annab, et see tuleb, ma arvan, väga huvitav hooaeg. Et ka Flora, mis see Flora U21, kui palju ta neid mängijaid saab esindusest mängupäevaks kohale ja siis sama Levadiaga on ju, et Levadia kindlasti ei ole sama, mis eelmine aasta, et kui palju nemad hakkavad seda esinduse ja tuubli vahel manageerima, et ma arvan, esiliiga saab väga, väga huvitav olema. Jah, võt. Ja eile tuleb see hooaeg, tuleb huvitav, et 3 meest, 3 eri võitjat ja nii on. Okei, ma panen trolli peale, see oli seekordne saade, loodame, et see ikka loodame, et see ikka ilmub, et annaks jumal, et tuleme homme või tuleme järgmine nädal Rottu tagasi, teeme uuesti, vaata. Tegelikult palju mõtteid jäid ütlemata, et teeme alustada. Saab uue järjekorra panna. Teeme 3 korda läbi, vaata. Võike parim on, No vaata, jookseski Rottu seal, mis seal ikka tule. No see oli seekordne saade, nägemist. Kuulmiseni. Delfi jalgpallistuudio lõpupile annab Olipet.